Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtlesin üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Refi vahetus hooaeg on käes ja sa tead, kus on kõige parem seda teha. Tän, kus sa vahetaksid refe? Mina vahetaksin enda refe garaažis. Täpselt. Ja garaažis on alati hea putitada. On ju putitamisoaeg. Võta garaaž näppu. Mis ja kui pärast autoga sõita tahad, siis tee seda alkoholi vabalt. Garaaž Hard Lemon. Zero. Jah. Väga hea. Hei, kallis Jänku, mine toeta Daniel Weinbergsi, tema tuuril, ta teeb stand-upi. Võib-olla oled näinud meie saates seda bossi, ta teeb ise muidu stand-upi ja naljavärki ka ja tuuri ja kus pileteid saab? danielweinbergs.ee ja see on siis rahutu tuur. Tule ka! Tule ka! Näeme saalis, ütleb Tän sulle. Näeme saalis. Väga hea. Tubli poiss. Hei, kallid päikesejänkud, kes te kuulate see episoodi. Me lähme kohe sööma. Teate kuhu? Meie heal sõbral, koomikul, muusikul Sten-Erik Allikasel on oma söögikoht. Jep. Balti jaama turul. Vietnami köök. Vietnami karri. Magu. Ja see on seal biomarketi, vaata seal, kui sa lähed Balti jaama turule, biomarket. Ja siis seal, lähed biomarketisse sisse ja siis seal on. Ja nagu koha peal, kui sööd, siis sa saad seal nagu puhastusainete vahel. Seal kõrval on üks laud, seal saad istuda süüa. Aga toit on nagu väga hea. Väga fire on. Ja mina näen ka kohe proovima. Mine sinagi. See oli vist ääs või? See oli väga hea. Oli sokk või? See oli perfect. Ei olnud päris hea, on ju. Midagi oli off, on ju. Aeglane oli. Ja, hei jänkud, meie soovitame sul minna sööma Magu restorani. See on ka loll nagu. Täna meil ei ole nagu see feeling, kui meil ei maksta, siis meil ei tule välja. Jätagi see sisse. Jah, niukse saamegi. Panemegi selle ja siis, kas seda on kuulda, kui sa ütlesid, et see nagu venis või? Väga hea. Ja siis jätame selle sinu selle ka, et see kuidagi venis ei olnud päris see. Siis mõtlen, kui me ei makstakse, siis me ei tule välja. Perfect. Home run jälle. Türa iga kord on home run, vittu küll. Viivani peal, miks magan jälle? Oh my god. Mulle meeldib see, et sa oled oma väikse särgiga. Ma panen mingi teise siis või? Tõnu, shut the fuck up, sa ei hakka... Ei, see on väga hea. Sa ei hakka... See, juba päev kirja vaata väga hea. Ei, aga see on nagu 2 numbrit liiga väike sulle, aga see on naljakas ka. See ongi nagu sinu lõkk. Jah. Sinu lõkk on... See ei ole 2 numbrit liiga väike, mina olen 2 numbrit liiga suur. Ei, see näeb nagu välja nagu saaks... Tead HM-ist sealt laste osakonnast või? No ma panen teise siis. Ei, see on siuke laste M. See on väga hea suurus. Ma panen teise siis. Ära vaata Tõnu poole. Vaata minu poole. Jaa. Ei, see on hea särk. Käisid eile sellega väljast ka? Ei, mul oli pintsak. Pintsak. Kus sa said selle särgi üldse? Lihtsalt kuradi... Mõnikord lähevad pesus asjad segamini ja siis satuvad minu juurde. Asjad, jah. Nii hea lihtsalt. Ja ma tean, see on nagu, it's a raffle. Aga palju sa magasid öösel? Ja ebakvaliteetselt ka. Kahtlane oli siia sõita. Nad praegu on igal pool politseid. Aga ei, ma ei ole, kindlalt ei ole midagi. Ei ole tunda nagu magasin piisavalt. Ma ostsin nüüd selle... Alkomeetri, jah? Ei, mul tekkis selle melatoniinisprei kange selline. Ma vaatan siin, mul hakkad silmad vett jooksma. Jaa, aga ma lasen nüüd seda melatoniinispreid õhtuti.
ja siis lihtsalt vajun nokki. Kuidas see legaalne on? See on täiesti perse. Lihtsalt kinni. Aga mõnus, jah. Oota, kas sul on tuur nüüd tulemas? Mul on tuur, piletid müüvad hästi. Tallinna, Tartu inimestel soovitaks kiirustada. Ei tea, mis päev enne üritust seis on. Ehk ostke kohe ära. Ostke igal pool kohe ära, sest et ma tahan teie raha. Aga see on... ei, tegelikult ma tahan suurt publikut, et oleks hea show. Ja jah, praegu olen nagu excited. Mul on nagu suured mõtted selle showga seoses. Teha nagu kuidagi teistmoodi see aasta. Ahaa. Ja. Ma see aasta kavatsen kasutada, vaat kui seni on kõik olnud sellised kuidagi stiilipuhtad, vaata. Lihtsalt olen lavale, see sama vibe. Ma tead see Kenny vibe, mida kõik koomikud on kasutanud. Yeah. Siis nüüd ma tahan kasutada selliseid lavakujunduslikke võtteid ja dramaturgilisi võtteid. Et sa nagu mingi... Et ta ei ole lihtsalt tund aega materjali, vaid seal on nagu midagi... Seal on mingi vehklemistseenid. Ei, et ta on ikkagi nagu teatritükk, vaata. Ja. See on nagu etenduskunst. Ahaa. Ja. Pöörleva lavaga nagu niimoodi vahetada. Ja 360 lava. Ja sul on need mustades kostüümides vennad, kes vahetavad seda tausta vahepeal. Ja esireas annan publiku liikmetele vihmakeebid. Aha. Ja siis ma hakkan laval peal vasaraga arbuusi lööma. Päriselt mingi siuke rahutu ongi hästi. Ja, et ma olengi hästi rahutu. Aha. Ja siis mingi hetk mul on taga vaata nagu valge see canvas. Siis mingi hetk, kui ma olen eriti rahutuks, siis ma värvipotiga kõnnin selle juurde. Toba suus, vaata, niimoodi. Ja. Hakkan viskama. Kennis sees toba teha. Värvi, ja. ja Kennis tohib toba sees teha. Loodetavasti on siis palavad ilmad juba. Ja. Aga ma loodan, et enne seda viimast müüginädalat ei tule mingi ülihead ilmad. Siis peab ei, come on, ei tule ikka, see on mai teema. Ja, see on rohkem mai teema. Aga praegu nagu joppab. See on hea, kui on nagu müügiperioodil sitt ilm. Siis muidu on, mis ma olen randa flyerdama nagu suvetuuri ajal. Ja. Kuradi... See eelmine suvetuur, kuradi. Flyerdan seal. Juss Haas, ma nägin mind flyerdamas. Yeah. Embarrassing. Eesti on ikka nii väike. See on huvitav, et Juss rannas oli küll. Ta oli rannas, jah. 2 biffiga. Ma ei tea, kas... 2 biffiga? Ja. Noored, vanad, tema vanused. Tead, ma ei tea vahet enam. Tänapäeval need nahakreemid on nii potentsed. Nii head, jah. Ja. Et kuradi 40-aastane naine on ka nagu otse pakendist tulnud kanarind. Selline läikiv ja sile ja prink. Ei, midagi on küll ja 40-aastastes naistes. Midagi neis on nagu. Midagi, mida nagu nooremas ei ole. Tõsi, jah. Tõsi. Aga jaa, kuradi veidi pohmas on olla ja fucking homme lähme Tartusse. Teeme Arile sooja. Jah. Teised reeglid. Pani ikka kuradi Kenni müüki, vaata. Või 2 Kenni müüki. Jah. 200 per show. Ma ei tea, kas on päris. Ta võis nagu niisama öelda ka. Ei tea. Sold out igal juhul on. Jah. Arika armastab Kenni. Ja see, et inimesed... Ei, ta on tegelikult praeguse ilmaga, ta on veel hea venju. Aga kui lihtsalt kui suvel, vaata siis kui sa ükskord augustis tegid, filmisid seda Habitut. Ja, see oli putsis. Siis oli ikka väga palav. Aga samas ma pidin nagu rohkem võitlema nende naerude eest ja tegelikult video pealt ta nägi nagu parem välja, et mul oli nagu seda energiat nagu rohkem. Kui armutuse? Ei, igal pool on rohkem. Nagu selles mõttes, et ma pidin nagu hästi palju nagu, ma pidin nagu 6. käiguga, vaata. Ma pidin publikut nagu äratama, vaata. Ja siis ta nägi nagu,
kuidagi parem välja. Aga Jarmut tuleb ka hästi praegu, et minge YouTube'i, vajutage like ja kommentige. Praegu ta ronib. See kõige uimasem tüüp. Ja kohe on 10 000 vaatamist. Ja. Sitaks aegu. Ei ta hakkas, ta oli mingi SA 3 päeva, mul oli nagu tõrase flopis nagu. Ma panin nagu mingi veerandi tuuri eelarvest, panin selle filmimise ja mondi peale. Ja siis mõtlesin, et tead, kunsti ma ei hakka mingit sponsorship'i sinna otsima, vaata, et las ta seisab nagu enda eest. Ja siis, kus ma vaatan, et 3 päevaga mingi 2000 vaatamist. Vaatan, kuidas Janni episood saab lihtsalt rohkem vaatamisi kui mu special. Ja olin korra nagu, fuck no. Ei, nüüd ta viimase mingi 2-3 päevaga on hakanud ronima. Niimoodi 3 kilo päevas nagu. See on nagu... See on nagu nice, vaata, et sellest korraldan seda tuuri ka teistmoodi, et mul on nagu manager, ehk ma ei stressa mingite asjade pärast nagu, mida saaks nagu manager teha. Pluss ma tegin mingi promomaterjalid asjad nagu ette ära, nagu enne tuuri. Ja ma tegin proovi etendused ka ette ära. Ehk siis mul tulebki lihtsalt nagu... Sul nagu salves kõik juba? Mul on kõik salves, nüüd lihtsalt see... Päästikule vajutamise rõõm. Nüüd see lihtsalt müüb ennast ise ja saangi... Sa oled nagu koolitulistaja, kellel on juba plaan paigas. Ja, ma juba ütlesin sellele ühele sõbrale, et ära homme kooli tule. Ja sa juba tead, söögivahetund. Ja, söögivahetund, pitsapäev, palju õpilasi. Ja lähen oma isa kabineti sahtlist toodud kärbikuga. Lähen ja võitlen õigluse eest. Võitlen endale õiglust välja ja saan ainult valedele inimestele pihta, kes ei kiusanud mind. Kärbikuga on raske sihtida ka, vaata. On küll, jah. Aga nii lühike toru, siis vaata iga väike... Ja, aga tal on hea spreed. Tal on hea spreed. Ta on nagu voimiks. Ma tegelikult ei tea, mis see kärbik on. Ta on selline nagu... See on mingi välja mõeldud relv. Ta on nagu pumpüss, ma saan aru. Ta oli seal filmis Klass, vaata. Mäletad seda filmi? Häguselt, aga jah. Ja. See oli haige film. See, kus nagu kiusati, vaata. Ma mäletan seda stseeni, kui lükati selle tüübile nuga selga ja ta pidi suhu võtma. Ja. See kuidagi... Ja siis nad filmist, kuidas liiva peale, vaata, sülitas. Midagi valget. Ja siis mul oli alati see, et kas see sõber nagu tuli talle suhu. See on tikk move, kui... Ja nii kiirelt ka. Ja nii kiirelt ka. See veits nagu, kui sa nagu tulid, siis... Kas see oli kiusamine, saad aru? Või see oli nagu fun time? Ei no kiusati. Oota, kui ma mäletan, aga see oli 2 poissi, keda kiusati või? Ja, vaat seal oli üks see poiss. Seal lõigati ühel tüübil mingi ketsist mingi Nike märk välja. See oli üks tüüp, keda nagu kiusati ja siis teine tüüp, kes nagu oli ta sõber ja mingi kaitses teda ja siis nüüd teda kiusatakse ka. Aga kumb suhu pidi võtma? Vist oli see äkki, kes kaitses või... No, et kui nad on fucking olete boyfriendid, mingi seisad üksteise eest, siis võta suhu, on ju. Aga see võiks olla siuke iga sõpruse standard. Aga selle filmi point ongi see, et ära kunagi mine appi. Jah. Ära kunagi mine kiusamise, kui midagi, siis kiusa ka. Ja sa ei pea kelledki suhu võtma. Mina alati kamba mentaliteediga kaasa, sest turvalisus peitub numbrites. Alati valib võitjate pool ja viska nagu ka üks kivi ja siis sa saad, tegelikult siis sa saad kuuli lõpuks. See on nagu parim analoogia. Poppi peab tegema koolis palju. Jah, see on tõsi küll. Ei, meil olid jah seal kuradi Ramkoolis oli üks tüdruk, kes mingi 9. klassi, ta ei läinud nagu gümnaasiumisse, läks mingi sinna mingi JJ Streeti või mingi seda veidrat tantsu tegema, mis ei näe nii raske välja. Ja Joel Juhtiga hõõruma. Ei, ma vaatasin seda mingi kuradi Joel Juhi palju mingi Instasse vaata selle klipi, kus ta nagu tänaval improviseeris seda tantsu. Ja see nägi nagu, sa ei näinud
see ei näinud välja ei äge ega muljetavaldav. Lihtsalt nagu tõmbles kuidagi, onju. Ma saan nagu breakdansist aru, kus su kuradi keerled pea peal ja mingi jalad käivad õhus, mingi ringi sa tuuleveski. Aga see, kus sa mingi... Mulle meeldib hullult see pop-lock, vaata. Aha. Tead, see on see, kus see keha nagu mingi hüppab kuidagi. Ja. See on mingi lahe. Ja. Aga ma ei tea, kus seda tehakse. See on nagu... Mu pea plahvatab selle peale lihtsalt. Ja. Siis vaata spinnist ma saan aru, sa keerled pea peal. Aga kui see pop-lockid? Pop-lock. Tead, see on see, kus see keha nagu kuidagi hüppab. Oled näinud neid? Pop-lock, ei ole näinud. Kahju. Saad näinud tänu või? Okei, siis see ei ole nii levinud termin. Aga kas ta on pop-rocksidega suhu võetud? Tead, kus ta paneb selle pop-rocksid suhu? Ja see on ja siis sa popid oma rocksid talle ka suhu. Oh, shit. Jah. Ülehinnatud. Ütleme nii, et kui me oleks olnud see vend, kellele nuga selga pannaks, et võta sõbral suhu, siis oleks, et võta see nuga ära, mul on lihtsam. Võta, ei ole vaja, sa ei pea ähvarda. Give me some more. Ei see, kus kõik on nagu šokis, kui intuid sa oled. Jaa, see, kus sa võtab pärast tervel selle satsil suhu. Ka teeme selle pea välja. Tule, võta munn välja, pede. Pane nuga ära ja võta munn välja. Sa pederast. See ongi, tegelikult see on ainuõige viis seda lahendada. Tee kõik pedeks. Tee kõik, need kõik tulevad püssiga kooli. Jah. Tead, kui sa võtad sellel, sul pannakse nuga selga, sa lükkad selle noa ära ja siis sa lähed kätega nagu jalga vahelt ja võtad tüübil kannikatest kinni. Ei, sa võtab, paned näpu perse ja masseerita G-punkti ja teed sa teed nagu full Epkärsni koolitus seal rannas. Sa teed 3 deep throat'i ja see vend tuleb sulle suhu. Ja siis vaatad teistele tüüpide otsa, ütled järgmine. Ja siis tuleb nii et ta on ise ka šokis, kui ta tuleb sulle kurku, nii et sul silm ka ei pilgu. Ja kus su nagu näost ei ole aru saada. Et keegi just tuli sulle kurku. See on nagu kuradi sõid banaani just. Lebo. I'm just getting warmed up. Tule siia, pede. Pane see nuga ära. Pane mulle munn suhu. Because I fucking love it. See on see teid. Vaat see on see, kuidas klass oleks pidanud minema. Et see on see, kuidas sa pääsed kiusamisest. See on nagu see maffia te kõik kaasosalisteks ja siis tuled kõik kärbikutega kooli. See on see suur stand-off pärast. Tere kui naljakas. Ja siis see tüüp, kes vaata seisab oma munn väljas ja ongi lihtsalt nagu see, et oh my god. Ja see tüüp lihtsalt vaata haarab su munnist ja hakkab kohe mingi kotte lakkuma. Tere, sa ei pidanud seda tegema. Nagu Epkärisin selle aprikoosiga. Hästi palju sülge ka. Hästi palju sülge. Olen üks creepy ass naine. Ai, ma mõtlesin nagu selle, lihtsalt nagu sellest tüüpide olukorras. Ma ei mõelnud, et Epkärisil on palju sülge suus. Ma olen munni kõva praegu. Ei ole. Oh my god. See, kui sa võtad suuni, et sa ei võta tupsu ka alt, vaata. Mul on üli palju ruumi. Toba teises käes. Võta järjekorda. Puhud munni peale. Ja, röstid oma kiusajate munni. Kurat, sul on palju eesnahka. Vahet pole. Mul pole vahet. Tõmbas üle mu nina. Ujumismüts. Ma sukeldun. Ja, siis vaata, kui see oleks niimoodi filmis toimunud, siis meil oleks saanud olla klass 2 ka veel pärast. Ja siis järgmine klassi kokkutulek, kus nad kõik tulevad kokku. Küpsise peale ja siis see tüüp sööb küpsis ära. See on see mäng, mida ma ei ole nagu... Ma ei usu, et keegi seda päriselt mänginud on. Ma ei usu ka. See ei tundu nagu... Igal juhul sa ei saa nagu võita, vaata. No best case stsenaarium on see, et sa ei pea seda küpsist sööma. Aga see on täpselt sama tulemus, mis siis, kui sa ei mängi. Sa ei saa mingi, seal ei ole auhinna rahasid. Sa saad ainult kaotada, kui sul on uje jobipõis või midagi. Eile oli seal Fonoteegis
läksime Hariga koos pissile, vaata. Yeah. Noh, nagu sa pitt, mõtle, proovime koos nagu kusta samal ajal. No, samas see pissuaari või? Samas, mis pissuaari potti, vaata. Aha. Ja siis, kus noh, ta saab nagu kohe joa käima, aga mul on nagu see uje põis. Ja siis kas lihtsalt nagu ma saan nagu veits käima ja siis mingi Hari lükkab mind, ma mingi kusen põrandale värki. Mitte põrandale, aga nagu noh, niimoodi tilgub selle prill-laua peale. Väga mõnus mingile naisterahvale pärast. Ei, me ikka nagu tulime ära sealt pärast. Jätsid märja prill-laualist. Aga väga fun vibe, soovitan käige põrandis. Vaat lihtsalt väike shoutout ka. Väga fun vibe. Ja siis, ei, see on crazy ka või noh. Hari kõnnib kogu aeg on mingi killivate biffide hord, vaata. Siis kõik tulevad pilti küsima. Ta ongi nagu see cardboard cutout enne kinoseanssi. Aga sul oli sädelev pintsaks selles? Mul oli sädelev pintsaks. Keegi küsis sinuga ka pilti? Ikka. Küsitakse pilti. Hari oli nagu see pikk savarras. Kogus selle välgu kõik endale. Sain natuke privaatsust nautida. 9 õhtuks ma sain olla mitte Beatleid. See oli nagu nice. Yeah. Siis kogu aeg ei saa Beatleid olla. Siis nagu närviline. Ma olen nii pohmas. Üks trikk enne, kui lähed magama pärast pidu on see, et sa jood nagu mingi pool liitrit vett ja noh, nii hea, kui sa nagu purustad sinna vette ibumetiini. Siis käid terve öö kuusele. Ja, aga sa ja. Paned kummilina, kused voodisse. See on nagu fun. Ma ei tea, kui palju teil on lihtsalt kodust kummilina võtta. See ei ole nii. Sa magad haiglavoodis. Ma magan haiglavoodis. Mul käib puldiga see selja Emps loob selle kuradi siibri. Mul on siiber. Ja see tundub nii mõnus, lihtsalt lamadas situd mingisse vanni. Aga see ei tundu nagu... Aga see on mõnus tegelikult. See ei tundu hea asend situd. Lihtsalt kas sa oled pikali ja sa võiksid siis vähemalt... Tunne, kuidas terve su keha saab sitaseks. Ja sa võiksid lihtsalt vähemalt nagu jalad üles tõsta või midagi. Ja. Et saada see nagu hea tee junnile. Hea tee junnile. Ei, ma peaks ostma selle kuradi... Mul nii kaua punnitan vaata vetsus, et peaks ostma selle... Libesti. Libesti. Tee enne see... Rimis ütlen ka müüjale, see ei ole seksiks. Situmiseks ta on nagu... Mida iganes. See on kui veider tüüp. Ma tahan, nüüd kõik läks libedalt. Aga siis oledki, see on samamoodi nagu sul vaata see, et sa ütlesid, et sa tegid enne tuuri promo ja kõik asjad ära juba. Samamoodi õhtul enne kui magama lähed, siis määrid endale libestit. Ja siis hommikuks on nagu üli ja smooth sailing. Smooth sailing. Ei, ma vahest siis, kui ma pean nagu palju pühkima ja on nagu kuiv pärak. Niimoodi, panen paberi peale. Ja siis ma panen kookosõli. Ma panen kookosõli. Nagu sita selle persele või? Ei, ma nagu ikka pesen enne, aga vaata see on see, et kui sa nagu pühid ja pesed, siis on kuidagi eriti kuiv. Siis ma nagu panen sõrme otsaga natuke. Kookosõli. Enda sisse nagu või? Ja siis lähen süüa tegema. Sama sõrmega. Määrin sõrmega võid saia peale. Vaata, Patreoni episoodid ongi rõvedad, aga see ei ole praegu Patreon. Aga kui te tahate veel sellist fire contenti, kus ma räägin oma mädapunnist, siis päikesejänkude Patreon. Mingi kommentaar oli vaata ka, et ma ei suuda selle mädapunniga enam, ma panen kinni ka. Sweet summer child. Sweet summer child. See tüüp omale kookost määrimas perse. Pärast on ülilibe kõndida ka. Ja, muidugi. Smooth sailing. Ei, peerud on sellised hästi praap. Tead, kus sul on perse vaja higi ja sa peeretad ja see on nagu selline tromboon. Praap. Tead, kui sa paned tromboonile selle korgi.
oh little drummer boy, mu peeretab aga sul on siuksed, ma olen nagu, kui sa ikka peeretad, sa nagu punnitad ta välja. Jaa, ma pean punnitama. See on nii vastik hääl. Ma tean, mees. See on nii vastik hääl. See on siuke tunne, et midagi läheb katki või midagi. Ja need vaiksed peerud haisvad sellised. Kookasega. Sander ütleb alati, vaata, et valipeer on pererahva rõõmuks, salasid toob sekeldusi. Aga ma lasen nagu ja ei, mul on ülipalju ja mul on see ka, et kui ma nagu punnitan ja siis on nagu see, et no ma olen nagu vereanalüüse annan nagu iga aasta. Käin verd annetamas. Sa mitte annetamas? Ei, lihtsalt analüüsi andmas. Ja siis alati on nagu kõik näitajad on nagu head ja läinud nagu aina paremaks. Kolesterooli on vähem, veri oskab, veresuhkrutase on hea. Aga siis alati on, mul on nagu vaikselt PSA on nagu tõusmas. Mis see PSA on? Ta on sinu eesnäärme näitaja. Ehk mul on nagu see kõik see kookasõli, mis nagu ei, ta on nagu, ta tuleb nagu punnitamisest ja ejakuleerimisest. Läheb see eesnääre pidi nagu natuke nagu suuremaks minema. Ja siis mul ongi nagu... See on halb, kui ta on suur või? Ja no see on see, et kui ta on nagu täiesti nagu mingi skaala tipus, siis sul võib-olla on see eesnäärme vähk, mis on väga, ta ei ole nagu hea. Aga mul ta nagu nii kõrge ei ole, ta on lihtsalt nagu veits üle normi, aga tuleb ikkagi nagu jälgida. Ehk ma soovitan käige andmas iga aasta vereproovi, siis teil on, saate nagu võrrelda, vaata. Ja kus sa võrdlemisi teed? Ma kopeerin kõik need andmed ChatGPT-sse ja ütlen, et ta annab ülihea ülevaate. Su tervislik, annab soovitusi ka, on ju, et mida on näha, et su vere, sest su veri on sinu tervisepilt. Su veri annab kõige parema nagu pildi sellest, et kuidas mis su nagu see, kuidas su tervislik olukord on. Ma olen ülipalju verd viimasel ajal andnud. Ma käisin üleeile seal. Kurat, meil on nii hea tegelikult see tervisesüsteem nagu nii digitaliseeritud ja automaatne ja see, et ma läksin nagu Põhja-Tallinna regionaalhaiglasse suguhaiguste testi andmas on ju. Jälle? Iga aasta tuleb käia. Alles ei käinud või? Ei. Okei, vahet ole. Ja siis mul oli see, et mul oli arst ütles, ma pean topsi kusema, ma olin kodus juba ma proovisin mitu korda käia, nii et mul nagu lükkus kogu aeg edasi ja siis ma valasin selle kuse välja. Mul oli nagu see kuse tops, kus ma hoidsin seeni sees. Ja siis ma valasin need seened välja, kusesin sinna topsi ja siis unustasin ära. Mingi 3 päeva see kusi lihtsalt laagerdus mul spordikotis. Ja see ongi see, mul see spordikott, see näeb välja nagu ma olen stero või midagi, vaata. Et see on nagu proteiini see tops, kuradi kusetops, kus täis süstal. No ma olengi nagu, ma teengi stero lihtsalt. Miks on nagu kõik asjad spordikotis? Ma ei tea, siis see on mu ainus kott, mis ma kaasas kannan. Miks sa neid asju kogu aeg kaasas kannad? No ma unustan kaasa. Ja läksin siis üleile sinna Perthi. Mingit eelregistratuuri polnud vaja. Kabinet 10. Täidad kiiresti ankeedi. Ta saadetakse sinna registratuuri. Antakse kusetops, lähed surtsutad topsi. Antakse sulle vereproovi see järjekorra number. Literaali sain 1 minutiga. Seal on mingi 5 kabinetti, kõik on ülipuhas, kõik on ülimoodne. Lähed sinna, võtab sult pup verd ja legit 5 minutiga sai kõik nagu need asjad tehtud. Ja siis küsib ka sult see arst, et kas on 2 tundi viimasest urineerimisest. Et millal sa viimati urineerisid? Ja mul on see okei, sa oled mingi Einar Kuusk. millal te viimati sittusid tead? Ja kuidagi
kuidagi jah, sai nagu tehtud ja ma ei tea, mis selle kuseproovi tulemus on, aga süüfilist või HIV-i mul ei ole. Vereproovi ma sain nagu antud. Ja mingi tund hiljem tulid ka analüüsi vastused, push notification. Kõik on positiivne. Positiivsed uudised. Ei, kõik oli negatiivne, aga nagu roheline see värv vastusel, et see on nagu hea, niimoodi nad annavad teada. Yeah. Aga jah, meeste tervise kuu on terve aasta ja kõige kontrollis ja pangaandmed ChatGPT-sse, andke hiinlastele. Ma ei tea, kas tegelikult ChatGPT on Hiina firma või mitte, võiks olla. Ma nagu ei ole sellega nii kursis ja aga no ma ei tea, kas see on nagu uhkustamise asi. Et see kõik info endast ja sinna üles laed. Ega ma ei tea veel. Aga kas ta on nagu... Ma ei ole mingi fucking kõrgem NATO ametnik. Ei, seda küll. Midagi saad aru. Ma olen alati see, mingi... ma räägin podcastist nagu avalikult kõike seda anyway. Ma ei tohi ChatGPT-le ka öelda või? Ei, seda küll ta juba teab võib-olla. Sa võiksid lihtsalt talle kirjutada, kuidas Daniel Weinberg see tervis on. See võib-olla äkki on midagi see, et mingi asi kogub andmeid ja siis teab, kuidas nagu mingit reklaami mulle suunata hiljem. Teeme peame mõtlema vahepeal või? Et kui sa nagu suhtled igapäevaselt nagu parima sõbraga ChatGPT-ga. Ja sul ei vasta. Ja see on nagu ühine nagu siuke, ChatGPT on nagu siuke ühine aju ja asi on ja jumal ja värki on ja. Ma pole kunagi proovinud, aga kas ma saaks tehniliselt küsida ChatGPT käest, et millest sa Daniga räägid? Vist mitte. See oleks haige nagu, kui sa saab seda breachida. Ja see oleks jah haige, kui ta hakkab nagu kõike isiklikke asju ütlema. Yeah. Kui Dan oli 12, ma olen nagu täiemu. Yeah. No eile kirjutas Dan mulle. Eile kirjutas Dan. Oota, ma ei saa praegu vastata, Dan jälle kogu aeg küsib mult midagi. Yeah. Anna mulle sekund. Anna mulle sekund. No niikuinii areneb sinna, kus on mingi kollektiivne teadvus ja me ei peaks teisega rääkima. Meil on mingi lihtsalt telepaatia, et me teame juba kõike vaata. Lükkad oma riista kuhugi torru ja paned kõrvaklapid pähe ja ma ootan juba seda, kui tuleb see, kus sa saad neid portaaleid teha, vaata. Et selle ühe portaali ja teise portaali ja siis paned käe sinna ja teisest portaalist tuleb käsi välja. Siis ma saaks nii teha, et teen nagu üles-alla portaali, panen nagu alt munni sisse ja siis ülevalt tuleb munn välja ja lihtsalt go to town saan endalt suhu võtta ja siis pole naist ka vaja siis on nagu ja sitaks hakkab raha kokku hoidma ise toitev süsteem ma ei pea grammigi proteiini ära viskama, vaata Spast City mu enda suhu ka sa võiksid ju lihtsalt mingisse purki ka siis ma tulen enda kuju kärbikuga maksan endale kätte võtan munni suust ära, panen kärbiku suhu see on pohmas riffid sama mis kained riffid tegelikult pole midagi muud. Roolis oled ikka. Miks meid nagu presidendi roosiaeda ei kutsud? No mis sa arvad? Oh shit, mis juhtus? Vibe muutus. See üleemine tuli. Ja. Aga me meid ka, Tõnu editib neid klippe, siis ta nagu, tema nagu kasutab enda seda loovuslikku prerogatiivi valida nagu neid klippe. Ta valib ka nagu selle, mis mingi 9-ndikele meeldib suhu võtmise kohta või mingi selline. Meil on vahest nagu sellised sügavad sotsiaalpoliitilised pointid ka ja sa nagu ainult võtad nagu mingi fucking... No ma ei tea, millal meil need sotsiaalsed pointid on. No vahest on, aga need on nagu alati nagu mingi bloukari analoogia, vaata. No aga millal me viimati koolis käisime then? Tegelikult peaks kas sa oled mõelnud minna nagu tagasi? Olen ikka mõelnud sellele. Ja? Minna mingit poliitilist kommunikatsiooni midagi õppima. Aha. Sa proovid siis nagu see Zelenski teekonda? Zelenski teekonda, jah. Vaat kui hästi tal see kõik läks. Ja kui on üks asi, mida me oleme õppinud viimase
10 aastaga on see, et meelelahutajatest saavad väga head poliitikud. Zelenski, Trump, Hendrik Terras. Trump, Hendrik Terras. Kas ta oli meelelahutaja enne kui poliitik vist või? Ma ei tea, kas ta meelelahutaja oli. Oli ju, käis seda... Brigittega tatti lihtsalt. Jah, no lahutas meelt. Ma ei tea, kas isegi nagu aitas tal nagu hääli saada. No pilti ta sai ju. Jaa, aga ma ei tea, see ei tundu nagu mingi poissmeest õhtu Kevin on nagu paremas kohas, et Riigikokku saada. Vaata, Kevin on siuke veider näide ka, ta oli ikkagi nagu parm. Ta on full parm. Aga nagu Terras oli ju ülikond ja lips ja... Ilus mees. Ilus mees, pikk mees. Kui nüüd on poliitikas võib-olla see välimus nagu ei aita, siis kõik vaatavad nagu, et... No siis vaata, siis keegi ei situ selle Igor Taro peale. Ja ta näeb nagu horrible välja. Ma ei tea, ta on meie siseminister, vaata. See pead mulle pilti näitama. Ja, aga see tüüp legit on nagu propagandist. Noh, ta kirjutab ju sinna Delfisse seda sõjablogi, vaata. Mis on nagu fine, on ju. See ei ole väga sisepoliitiline teema ju. Ei ole, jah. Stick to your lane, nagu what? Ja just on, noh, lihtsalt 3 aastat teinud alt valesid ennustusi, vaata. Ongi, jah? Ja ta nimi on Taro ka, nagu mingid Taro kaardid, vaata. Äkki sa ei peaks olema siseminister, vaata. No, selline tüüp. Samas, no ta ei ole nüüd nii kole ka, sa ütlesid, et ta näeb jube kole välja. No, okei. Ma ei öelda, et ta on jube kole. Aga pane ta Hendrik Terrasega kõrvi. Ei, seda küll, Hendrik Terras on nagu väga ilus mees, aga vaata korra, näita uuesti korra. Ta näeb välja nagu see prints Harry, aga suuremate huulte ja põskidega. Jah, ei, tal on väga täidlased huuled. Klokk. See on haige podcast. Ja siseminister. Vaata, mis me sul seal seest välja leiame. Ja hästi palju vene nimedega poliitik. On jah? Igor Taro, Mihhail. Me võib-olla oleme. Okei, panen telo ära. Ja hakka guugeldama. Hakkasid scrollima? Jah, Jesus, mul on ikka täna on nagu ebaõnnestunud outfiti valik mul. Mis sa et, need on ju väga ägedad siuksed krokodilli siuksed teksapüksid sinna alla sobiks mingid kauboi saapad. On ägedad püksid, jah? No, kui sa paned mingid nahast... Praegu on ju pop sellised alt laiemad, nagu Sam, vaata, käib ka. Ta näeb välja nagu ta on mingi pall tänava lappes, vaata. Mingi kuradi... Sikke linade sees. Ja selline nagu, selline tammeturu mütsiga tüüp. Ja vaata, kuskil on nende laiade teksade piir, jah. Nagu selles, ei, need on nagu coolid, on ju, I get it. Aga ma nägin nagu üks päev nagu ühte bossi nagu bussi pealt välja tulemas, kell olid hästi laiad, vaata, need püksid. Ja siis sa näed, kuidas ta terve kisub neid üles, komistab sinna taha. Ja ta oli overall siuke lihtsalt fat slope, vaata. Riietubki nagu, mitte Sam, vaid... Ei, mul on nagu see, et noh... See ongi see noorte stiil praegult, palta sängimise riietus, vaata. Mitte palta turul isegi, vaid seal perrooni ääres. Nagu see rahvas. Hästi palju neete. Noortel on mingi see teema, noored piffid teavad, vaata. Ripsmed, kus on see hästi palju ripsmeduši ja see läheb kuidagi ma ei tea, jube näeb välja. Jube näeb välja. Noored ikka kuidagi panid nagu valesti. Kõik, nad panevad... Jaa, aga vaata, see ongi see... nagu mingi Nirvana muusikavideos. Seda küll, jaa, aga vaata, see ongi siuke, sa ju ka katsetasid igasugu asju, vaata. No, aga ma leidsin Jaa, aga vaata, nad ei ole veel leidnud seda. Nad ei ole leidnud, jah. Tõsi, mis pead nagu isiksus peab välja kujunema. Jaa, nad on kujunemisfaasis. No on alles. Nad arvavad et praegu, et see on lahe, aga siis nad vaatavad ise tagasi. Nagu, ma ei tea. Vaata, meie ajal olid kitsad teksad. No me käisime ka. Jaa. No sa käid vahepeal siiamaani tegelikult aga nagu... Kui tagasi vaatad, siis sa oled nagu mingi Jesus Christ, mida? See on naljakas, kui sa scrollid Facebookis tagasi. Mingi 10. klassi aega. Ja vaatad seal ja vaata, ma arvasin, et see on nagu cool look või.
ja kus sa lihtsalt proovid mingeid isiksusi vahest, vaata . Ja siis, horrible, vaata . Lähme nagu way back in time . nagu nagu see Red Pill or Blue Pill . Ei, väga hea. Ma olen just näinud seal Leon the Professional, olin ümmargused prillid, mul oli ümmargune nägu, siis nagu sobib. Mingi, mis ma olen mingi cool guy või, vaata. Siis mul oli mingi triiksärgi faas, kus olid alati triiksärgid nende üles keeritud. Keeratud, jah? Jah, üles keeratud. Siis hästi palju seda, kus on see triiksärk ja siis all on mingi teine särk, vaata. Higisärk, vaata. See oli mu Tartu Ülikooli lukk. Ei, see tüüp läks nikku saama Tartus. Otse kraavis huu. Ja. Aga vaata kui peenike, sa nägid nagu slimmed out välja siis. Ai, ma olin väga crackhead nagu. Ma olin väga crackhead at some point. Ma olin nagu... Just vaata, just being cool. Just a cool guy. Aga kus sa näed neid pilte üldse? Facebookis lähed nagu lihtsalt tagasi. See on päris hea mõte. Vaata, mis mul oli ka mingi paar mingit päris head lukki, ma arvan. Ja. Mul oli see teema, et mingi vanemad valisid riided välja, vaata. Ja. Vaata, miks ma käisin sellisega, vaata. Siiamaani käid selle mingi noor poliitiku outfit. Ma ei oska leida neid asju. Tead, kui arva ma Facebookis käin, ma ei tea, kus pildid on must. Saada sinna chati ka teen, sa saan pärast panna. Ma pean ka vaatama ruttu, mis mul on siin. Oh my god. No see oli horrible. Vaata seda. Kuradi Kaspar Kikerpill. Ja, see Kaspar Kikerpill, jah. What the hell? Mida ma arvasin? Ei saa olla nagu keimat särki seljas ka mul. Mitte nagu paha küll lihtsalt. I get it, miks biffidega välja minna ei saanud. No mul ei olegi rohkem midagi. Mul mingi loll kamps on siin ka. Oh my god. Jah, ei nagu huvitav aeg oli siin ikka. Aga kui ma nagu lihtsalt niimoodi suvalt scrollin, siis ma vaatan, ma käin siiamaani täpselt samamoodi riides ikka. Vaata, tegelikult mingi hetk on küll, me hakkame 30 saama, vaata. Vaata, mingi hetk peab need Vansid välja vahetama. Ei, ma juba ootan, kuni ma olen 50 ja mul on lihtsalt kogu aeg lihtsalt sinised teksad, rihma ei ole, sest kõtu hoiab pingul. Aha. Ja lihtsalt pohhui pusa, kroksid, no fucks given, kiilanen. Ja... Tegelikult nüüd pidi vist moes olema see, et see kiilane mullet nagu, et tehakse nagu fade. Skullet. Ja tehakse nagu fade, vaata, ja siis sealt läheb mullet, siis see võiks päris lahe olla küll sul. Võiks küll, jah. Aga ma ei usu, et see kiilane, et see tundub nagu siuke tüüp, sul jääb suht hästi nagu. Ja, kui praeguseks see kiilane, siis ja mul tekkis mingi gümnaasiumis korra parakas, kuna mul on, siin pool on see pööris, siis ma arvasin, ma hakkasin kiilanema ja mul on nagu taga ka pööris. Mul on nagu pööripäev peas lihtsalt. Ja siis ma korra mõtlesin, et holy shit, kas ma kiilanen. No see on rahv, kui sa hakkad mingi 11. kiilanema. Ja see on kahju on küll nendest ja mulle tegid ka ükskord klassivennad tegid nagu nalja. Mingi tunni ajal vaata ütlesid, istusid, nagu meil oli siuke auditoorium, vaata, istusid mu taga ja ütlesid, oh damn, sa nagu kiilaned. Ja siit nagu kuklast. Ja siis mul oli ka mingi full parakad. Ja ma olin nagu, ma hakkasin juukseid välja kasvatama. Et ma olin nagu, et ma teen comb over juba. Ma olin oma peas nagu juba nii set. Et ma kiilangi. Sest see on koht, vaata, siia taha sa ei näe ka. Ja ma olin nagu katsun ja ma nagu traiges, ma ei tea. Mul oli lapsena see, et ma kitkusin pöörise pealt neid karva ära, siis mul on väike nagu selline boltspotikene on, aga see on nagu ise, see on nagu tehislik saarake on ju. Aga ma ei tea, siis tegelikult mullet täiesti paika, sest nüüd see mullet kasvab üle selle boltspoti ja kõik läks nagu pidi minema. Aga mingi üks klassivend oli, kes hakkaski mingi 10. klassis, see on nagu bad hand, vaata. 10. klassis, kuradi. Lähed mingi akneravimite peale, vaata. Ja siis mingi kõrvalmõjun on sulle, juuksed kukuvad välja. Ja siis aasta hiljem tuleb aknega tagasi. Ongi see, et oh my god. Aga tavaliselt need vennad piigivad nagu hiljem, vaata. Ei, see tüüp on crusher. Kõige targem tüüp, keda ma tean. Kuradi, tee fucking vahetab aktsiaid värki.
kui sa hakkad 10. nii madal see standard. kui sa hakkad nagu 10. kiilanema, sa pead investeerima hakkama nagu kohe, sul on vaja nagu tootlust. Tänapäeval see on juba popp ka. On küll jah, tegelikult välimus on ainult skin deep. No, mehena sa võid olla. Ei, tegelikult iseloom. Kõige tähtsam. Me teeme fucking... Kas sa nagu ise ka usud, mis sa praegu räägid? Ei usu üldse. Välimus on kõige olulisem. Välimus on kõige... Siin lihtsalt maailm toob sulle kõik kätte koju. Aga sul see vaata, et see halliks ka veits lähed. See on isegi nagu cool tegelikult. Silver Fox on ka nagu lahe. See näitab, et ma olen nagu selline distinguished ja nagu tark. Ja et ma nagu tean asju. Sa mõtled palju? Mõtlen palju. Sa on hästi palju hall ainet ajus. Ja ma vastutan palju. Ma olen inimesed, kes sõltuvad minust. Tõnu, Taur. Noh, kui ma otsustaks. Ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi, kes on vanemate pool nii enesekindlalt ütleb, inimesed loodavad. Mina elan vanemate pool, et Tõnu ei peaks. Ma olen literaali Jeesus. Ma nagu... Ei, mul on olnud, ma rääkisin mingi Hendrikuga. Ja siis ta naerab mulle ka. Ja kõige ka. Nagu... See, kui sa vaata ristmiku peal tõmbasid kässari peale, lüütsid mootori välja, oli väga naljakas. See nagu ei... Ma lasin autot mööda. Kus me jõudsime punkti A, punkti B. Jõudsime Z-punkti jõudsime ka. Jõudsime kuradi G-punkti ka. Aga see oli ja rääkisin Hendrikuga vaatada ja siis Hendrik oli ka mingi, ei Dan helistab mulle mingi iga teise päeva peal ja siis ütleb, ma ei tea, kas peaks välja volima või ei peaks välja volima. Mul on nii palju raha kokku. See on nii naljakas argument, sest ma ütlen ausalt, sul ei tule elus mitte ühtegi momenti, kus sul on nagu see, et kui ma kolin välja, siis see tuleb odavam mu jaoks, kui vanemate poole elada. Vanemate poole on alati kõige odavam. Nii odav. Nii odav. See on nii odav. Jah. Kuidagi jah. Ja sul toob alati see välja kolimise faas siis, kui nagu kevad on ja kohe hakkab suvetuur. Sa tahad alati nagu võtta endale mingit üürikorterit siis, kui sa tegelikult... Jaa, aga siis ei ole neid küttearveid ja kuradi... Lihtsalt linnas on tore olla suvel. Linnas on suvel tore olla. Aga ei, mul on nii mõnus tuba, see on jahe, vaata. Rahv, jah. Ei, see ongi see, et kui ma nagu elan oma korteris, siis on... Oot, su õde elab ka seal veel või? Jah. Mida? Ei või jaa? Jah. Aga siis on veel okk ju? Jaa. Siis, kui su õde välja kolib? Ei, aga siis mul oleks 2 tuba. Seina maha või? Ja, sein maha. Ja ma olen mõelnud, kui ma saaks ehitada nagu... Kui sa ma nende rahutu rahadega teeksid nagu enda toas ja õe toas remonti. Kui ma saaks ehitada nagu oma toa nagu akna alla selle ehitusredeli. Oma sissepääs? Mul on oma trepikoda. Aga sa võid ju panna? Ma saan Biffidele öelda, et mul on korter selles osa sellest majast on minu korter, vaata. Jaa. Esik on aga kui õde kolib välja, siis sa saad teha sinna nagu mingi väikse köögi ka endale. No, väike kööginurk. No mitte seda, et see on mingi suur ahi, vaid see on see mikrouun, kus on need pliidikettad peal. Jah. Nagu, noh. Aga sul ei olegi rohkem vaja? Nagu Maidukil on, vaata. Jaa, aga sul ei ole tegelikult rohkem vaja. Sul on ju, sa nagu nii sööd neid poolprodukte. Ei söö, ma ei ole pikka aega. Jaa, aga ma räägin nagu, mis sa seal oma köögis teed. All ju emps teeb sul seapraadi. Et selles mõttes siis sul on nagu balance of plane. Iga päev on see full siga, kus õun suus. Jah. Te sööte nagu jahimehed, jah? Aga ei, tegelikult ma olen actually 6 aega iga päev, see on ainult riisi. Ma ei tea, ma ei väsi ära ka sellest. Ma olen hakanud tegema riis ja kotletid. Sitaks riisi, sitaks kotlette ja lõikan mingit paprikat või midagi juurde, vaat siis on kõige healthim toit. Aga sa ostad nagu, pesed ise riisi või sa ostad seda kotiriisi? Kotiriis. Kotiriis for the win. Meil oli see pesemise riis, tead, maitse on teine, päris hea on. On jah. See pesemine on nagu nuss.
pesed mingi külma veega, käel hakkab külm, ei tunne sõrmi, teed seal šuk. Aga maitse tuleb nagu amazing. Ma proovin lihtsalt kiiresti süüa. Enne kui maitse kohale jõuab. Vaatan lihtsalt Game of Thrones. Hommikuti vaatan Essa seasonit, õhtuti 6. Nüüd jugglein vaata. Aga tead, nüüd kui ma nagu hakkasin uuesti vaatama neid hilisemaid seasoneid, tegelikult nad ei olnud nii halvad. Jaa. Teeme korra pissipausi, sobib või? See mind läheb jubedalt pissile. Ongi nii või? Ma ei pea kunagi kusel käima. Ma tean, aga ma kuidagi nagu, ma ei tea, mis juhtus. Kus on voodis? Kummilinad. Teeme pissipausi. No käi siis. Me jõuame. Ja see koridor fucking haiseb. Mul pea seal koridoris vajutama mingi. See on the worst. See on mingi ülipalju inimesi praegu. Aha. Ma ei tea. Kas nad juhuslikult äkki mingi evakuatsioon? Keegi teeb garaaži mingit müüki. Ja, garaažimüük. Garaažimüük. Oh, see on järgmine see klipp, garaažimüük. Jaa. Piss. Pane see siia ette. Garaažimüük. Tegelikult ei, ma ei tea. Game of Thronesi vaatad esimest 6. viimane osa. Ja. See viimane hooaeg oli Airs. See oli väga Airs. Ja see muutus veits mingi sitcomiks. Ma vaatasin selle asja ära nüüd on ju. Jah, ta oli elamus tegelikult. Aga see ma ei tea, midagi oli selles. See, et sa otsustasid hakata vaatama nagu nii hilises elufaasis. Jah. Breaking Badi ja Game of Thrones, nagu et sa vaatad sama kuu neid kõiki, on ju. Et tegelikult su elu piikiski nüüd ära. Ei, kindlalt mitte. Ma juba võtsin järgmise seriaali ja see on ka Fire. Mis järgmine on? Tead, ma hakkasin nüüd vaatama, kõik haibivad seda White Lootust. Aha. See oli nagu siuke HBO siuke... HBO. See on palju häid näitlejaid. Ja ta on selline, ma ei tea, tal on 2 hooaega vist ja ma olen mingi 3 episoodi või 4 vaadanud. Ja tead, ta on kuidagi siuke, ma isegi ei oska öelda, tal on nagu niimoodi, et ta alguses annab sulle natuke lõppu, on ju, ära essas episoodis. Ja kui ta seda ei teeks, siis see tunduks nagu siuke suva kulgemine, vaata. Aga ta kuidagi nagu hitib. Ma ei tea, mis seal nagu, see on siuke, ta on nagu vist komöödia all või? Ma ei tea, kas sa oled kursis tänu ei ole? Ta on nagu justkui jah komöödia, aga seal on nagu siuke huvitav nagu, et seal ei ole otseselt nagu, ei ole isegi nagu laine või asju, aga ta lihtsalt nagu kuidagi töötab, nagu siuke awkward huumor või mis iganes. Aga keegi nagu ei deliveri üle, vaata. Et ta on nagu tegelikult üli refreshing vaadata. Et see on nagu siuke, kus sa ikka mitu korda naerad nagu valjult, aga ta ei ole nagu, ta ei tundu nagu siuke, jah, nagu... Ta on nagu komedi siis või? Ta nagu on komedi, jah. Aga ta nagu... Tead, ma vaatan... Sa pead Sopranost ka vaatama. Ma kavatsen see on ka must watch. See on ka HBO. See on ka HBO. Mul on tegelikult juba plaan olemas. Kogu nende teema ongi see, et me teeme häid asjad. Ainult head asjad. Netflixis on nagu nii palju, ülipalju valikut, aga ma ei taha nagu, mu aeg on väärtuslik. Ma ei taha mitte ühtegi vaadata. Ma ei taha mitte ühtegi. Ei nagu lege, mulle ei meeldi mitte ükski asi. Ma ei taha mitte midagi vaadata. Välja arvatud, minge vaadake Harimati setti, aga muidu... Ja siis unsubscribe'iga. Ostke 1 kuu, vaadake Harimati sett. Võib-olla Billboardi uustund, mida ma tahaks ka näha. See on seal juba üleval või? Siin on kirjas dark comedy, satire comedy, draama. See White Lotus. Aga ta on siuke mõnus vaatamine. Mulle väga meeldib, soovitan. Ja selles ma ütlekski, et ei piikinud. Kindlasti ei piikinud. Ma vaatasin Better Call Sauli veel ära. Aga ma tegin nagu niimoodi, et ma olen nüüd selle perioodiga siin, ma olen nüüd vaadanud mingi 4-5 aasta jagu seriaale nagu ära. Jah. Selle talveperioodi. See on sitaks vaba aega. Tead, jah. Ei, aga vaata, tegelikult ma arvan, et see on lihtsalt see stress nagu. Escape. Ja ma nagu põgenen sellest maailmast, kus ma praegu olen, seepärast, et see maailm, kus ma praegu olen, see nõuab mu käest, et ma pean ära otsustama, millised köögikapid asjad tulevad, mis pinnad ja siis, vaata, tead, alati on see, et sulle mängitakse kõik asjad kätte, saad, vau, nii äge ja siis sulle öeldakse summa ja sa oled nagu, nüüd ma pean kõik need ägedad asjad maha tõmbama ja ikka selle sita tegema. Aga kas sa pead kõik samal ajal, nagu, kas sul peab kõik samal ajal valmis olema?
no ma ei saa nagu elada seal sees pärast. Miks sa ei saa, kui sul on, milleks sul, pane lihtsalt kuradi kõik köögikapi asemel, pane kõik lihtsalt mingi konteinerisse mingid kahvlid noad. Karbist võtad välja, paned tagasi karpi pärast. Mulle ei meeldi nii elada. Ja ma tahan ikka nagu päris elu. Aga selles mõttes on äge küll, et nüüd, kui ma kolin linna varsti on ju, siis ma nagu, mul on mingit linna hobi vaja ka. Aha. Ma olen mõelnud, et kas ma hakkan rulaga sõitma. Parkuur tundub nagu rahv, nagu ma varsti 30, mingi 2 aasta pärast. Parkuurida ma ei saa. Aga tee nagu manbun ja longboard osta. Tegelikult ma tahaks just juuksurisse minna lühemaks ajada. Ma vist teen mulleti suletuuriks. Ma teen mulleti suletuuriks. Pealt kiilaks. Aga see oleks äge, siis me oleme nagu, meie podcast on nagu mulletiga ja siis tussisööjad on nagu lihtsalt kiilakad tüübid. Ja kollase kardinaga. See tuli nii kiirelt seal väga hea, mingi üliveider inside reference. Aga ei, et selles mõttes mingit linna hobi on vaja. Aga ma ei kujuta ette ka, mis see nagu odav hobi on? Mingi rula on vist odav. Rula on odav, ma arvan. See tundub siuke odav. Ma mõtlesin korra nagu mingi elektrijalgratta peale, et sõidan ringi sellega, aga need on päris kallid. Siis ma pean auto ära müüma. Mu auto laguneb. Hei, kuulge, kes keegi mu autot osta? See ritele, mul on siuke mu auto on savist tehtud. Vahetasin rehvid ära, nüüd koliseb ja tuleb välja tagumine osa, nagu driftib kogu aeg. Nagu lihtsalt ei lõpeta driftimist. Vähemalt mina ei saa aru, aga mulle nagu tehnikud ütlesid, ei, see driftib sul. Et sa pead kõik asjad ära vahetama. Kolmapäeval siis vahetan kõik jupid ära. Ja siis minu auto hallitab pagassis. No ja, aga see on lihtsalt nagu võtad tolmuime ja tee korda asi. Aga töökindel. Mul on nii palju spoore kopsudes. Ma lõpetasin savu tegemise ära, aga mu kopsu tervis on worst than ever. Ma lihtsalt suitsetan kuradi seent. Jah. See ongi see seen, mida sa kogusid kuse ja proovid opsi või? Kas sa oled proovinud seda hallitust nagu mingisugust keedist teha või? See on ka mingi laksiks, ma arvan sulle. No ma tahtsin seal Bauhofist osta seda hallitusvastast vahendit. See on kõik mingi puidule või kivile või... Aga küsi, et kui sul on auto, mis hallitab ChatGPT-lt. See on su parim sõber. Nüüd sa ju kogu aeg räägid mulle. Ai, see oli nii haige, kui mul oli vaja seda tuuri jaoks pressiteadet ja ma olin, oh my god, üldse ei viitsi. Ja siis hakkasin Tauriga kirjutama, et kuule, teeme ilma pressiteateta. Ja siis lihtsalt kirjutasin ChatGPT-sse, kopeerisin oma selle ürituse teksti. Ütlesin kirjuta minu kohta pressiteade. Kirjutas ülihea pressiteate. Ja ta pani mingil Daniel Weinbergsi komöödia lööb kõige kõvemalt. Ja, ei, aga see, et ta läks nagu otse meediasse. Ma olin see, et damn. Tark mees taskus ikka. Ei, ta on Sa oledki küborg nüüd. Jah. Ma ei kujuta ette, kui vähe tänapäeval ülikoolis peab tegema. Ei, literaali sinu ülesanne nüüd inimesena on lihtsalt süüa, trenni teha ja keppida. Ja ülejäänud asja teeb ChatGPT suust ära. Jep. Et see et meie nagu, vaata, räägitakse, et bakalaureus on poolik haridus ja nii. Ei, bakalaureus pärast seda 2017 või millal see ChatGPT tuli mingi 2019. No viimast mingi 5 aastat on see vist nagu teema olnud, on ju. Et kui sul on enne tehisaru kõrgharidus, see on päris kõrgharidus. Kus me pidime ise kirjutama seda teksti. Ja, ise pidin kirjutama oma kursakaaslasele, et palun aita mind. Ja siis tema tegi ära. Vaat see oli minu aja ChatGPT. Ja. Sa pidid hoidma inimsuhteid. Ja see, et ma pidin ise, oh my god, mul on veel 100 tähe, mul on veel vaja 3 lõiku kirjutada. Ja siis sa lihtsalt pastakast imed välja neid lõike. Ja siis proovid, oh my god, mul on viidet vaja. Ja siis otsid mingit materjali, mis haakuks umbes selle lõiguga. Aga nüüd sa literaali kirjutad ChatGPT-le. Anna mulle, siin on mu kodutöö sisend. Tee see kodutöö ära ja lähed peole. Holy shit, ma ei kujuta ette, kui vähe tudengid teevad tänapäeval. Aga tegelikult vist on see case ka või, et see nagu mingi tuvastussüsteemi ChatGPT ei tuvasta ära või? Skämm olema.
ongi skämm või? hei keegi pani piibli mingi värsis enda, ütles, et see on ChatGPT. Päriselt või? hei ChatGPT, tee see kodutöö nii, et seal on natuke vigu sees, et see ei oleks tuvastatav. jah. Ja seda küll, anna mulle 88% palun. Anna mulle kodutöö, mis näeb välja nagu see on inimese kirjutatud. Nagu minu kirjutatud. Nagu minu kirjutatud. jah. Ei, see on nii haige, ja siis õpetaja kontrollib ka seda kõike ChatGPT-ga. aga suht lahe tegelikult siis. jah. Ja see ka, et öeldi, et vali mingi, et oi, mis sa teed, mingi stand-up'i, vali mingi ohutu tee. Ja siis nüüd ma näen, kuidas see ohutu tee lihtsalt tehisaru võtab selle üle, on ju. Stand-up on kõige ohutum, jah. Kusjuures, unironically, jah. Sest ChatGPT ta suudab mingi häkk nalju kirjutada, aga tal ei ole ikkagi seda nagu sotsiaalset termomeetrit, mida sul on vaja. Aga kas ta saab seda kirjutada? Kuule, kas sul on telefonis ka ChatGPT või? Muidu, mul on igal pool ChatGPT. Mul nagu ei lase teha telos millegiga pärast. No. Pane sinna, et kirjuta mulle Daniel Weinbergsi stiilis nali. Davai. Vaata, mis ta annab. Äkki ikkagi tegelikult annab, ta ei pea nalja. Kas tal on nii palju infot juba? Sul on nagu mingi 4 soolotundi netist, äkki saab aru sellest? Nii, kirjuta mulle. Muidugi, Daniel Weinbergsil on see spetsiifiline absurdi ja eneseiroonia segu, veidi selline elu on veider ja mina veel veidram vibe. Proovi midagi. Mul oli hiljuti existential crisis. Juba sinu moodi kusjuures. Sest mu telefon ütles, et aku kestab 2 tundi, aga see pidas vastu 4. Ja siis ma mõtlesin, kas mina alahindan ka end niimoodi? Või kas keegi seal sees armastab mind? Okay. Selles mõttes, see on nagu vintage kivis peaga tänne open mic'il. Siis ma panin selle mikrolaine ahju ja kuulasin, kuidas ta karjub. Okei. Aga pane minu stiilis. Oota, küsib, kas tahad veel või veidi pikema ka või teistsuguse nurga alt, näiteks suhte või lapsepõlve teemal. Tee suhte teemal. Tore, siin on pikem Daniel Weinbergsi stiilis nali, selline melanhoolne, neurootiline ja veidi absurdne vibe. Mul oli hiljuti tunne, et kõik on kontrolli all. Siis ma sain aru, et ma lihtsalt ei olnud ärkvel. Solid. Uus tund rahutab, muidu kõik ChatGPT kirjutatud. Ei, aga see oli tegelikult suht solid. See oli nagu siuke, et ma kujutaks ette küll, jah. Ärkasin üles, panin kohvi keema, läksin hambaid pesema, vaatasin peeglisse ja mõtlesin, kes sa oled ja miks sul on minu nägu. Jälle. Crash. Peegel vastas, rahu vend, me mõlemad teeskleme. See on päris nagu, see läheb mingi väga veidraks ja süngeks. Mul on OCD, mitte see ma panen sokid värvi järgi ritta OCD. Mul on see, kui ma ei koputa seinale 3 korda, siis võib-olla mu vanaema kukub trammi alla, kuigi ta elab Pärnus ja seal pole trammi. OCD. See on legit, sa oled seda nalja teinud. Sa oled seda nalja teinud küll, jah. See on päris haige tegelikult. Aga ma räägin sellest laval, et inimesed naeraksid, mitte sellepärast, et see naljakas on, vaid sest kui nad ei naera, siis võib olla mu vanaema. Tere ju. Slam dunk. Ja siis ütleb, ja siis tuleb paus. Naerge nüüd. Ütleb niimoodi, alles nüüd või? T1, Roger, Andre. Need on kõik solid nalja. Täiesti, miks ma ise kirjutan üldse? See, kus stand-up comedy ei olegi enam nii safe. Roger Andre stiil on terav, kuiv ja sageli üllatavalt aus, aga selline chill deliveriga. Nagu ta ütleks maailma kõige traagilisema asja nii, et sa ei saa aru, kas peaks naerma või muretsema. Käisin hiljuti terapeudi juures. Ta küsis, mida ma tunnen? Ma ütlesin, no ma tunnen, et ma peaksin tundma midagi. Ta ütles, see on juba progress. Siis ma maksin talle 70 € ja läksin koju mõtlema, et kas ma saaks sama tulemuse, kui ma räägiks oma peeglile ja maksaks endale arve. Ja. Aga ma ütlen, ühesõnaga minul on safe. See oli päris sitt. Ja. Oota, Roger Andre stiil, mitte Daniel. Palun, sest ta kirjutas, see oli ikkagi minu stiil. See oli natuke sinu stiil küll, jah. See on nagu minu nalju väga.
käisin arstil, noh tegelikult see on juba minu, vaat see on juba käisin arstil, sest ma ei tundnud end hästi. Arst ütles, et ma peaks rohkem liikuma. Ma ütlesin, et ma liigun iga päev vaimses allakäigus. Ta ütles, see pole füüsiline aktiivsus. Ma ütlesin, et ta peaks proovima mu peas elada, seal on 24/7 ultramaraton. Okei, see on miks ta arvab, et sa oled nagu mentally disturbed? ma ei tea ka, see on väga huvitav. Äkki ma olengi siis? Oota, jälle minu stiilis sinul oli. Mul soovitati hakata päevikut pidama, et enda mõtteid paremini mõista. Kirjutasin esimesel lehel. Ma ei tea, mida ma tunnen. Okei, see on jälle... Miks see kõik on sinu bitid? Okei. Sul on ka see päeviku bitt? Midagi stiilis... Äkki see on sellepärast, vaata, et see on sinu chat GPT, et ta on nagu nii sinuga juba harjunud. Teenust... Ei vä? Midagi läks. Vaat, ma kirjutan uue sisendi. Roger Andre stiil, palun. Midagi stiilis. Tarbisin teenust, midagi läks untsu. Ja teeni, et see on 10 minutit pikk. Aga jah. Tarbisin hiljuti terapeudi teenust. Miks sa terapeudi teed nii palju? Okei, mitte terapeut. Mitte terapeut, mitte tervis, mitte arst. Ta toob ainult neid näiteid. Aga ta midagi jookseb kokku jah selle peale. Tarbisin hiljuti toidukulleri teenust. Tellisin pitsat. Kuller jõudis kohale, andis mulle karbi ja ütles, head isu. Avasin karbi, seal oli ainult serv. Helistasid restorani, nad ütlesid, see on minimalistlik Napoli stiil. Ma ütlesin, see on süsivesikute versioon eksistentsiaalsest kriisist. Täiesti putsist. Jälle läheb sellest. Mul on safe. Tere, kuule mu ChatGPT-l on mis depressioon. Küsida, ta on nii palju minuga rääkis. Küsi, kas sul on kõik hästi. Ma küsisin... Aga literaali, oota, ma korra segan vahele. Mul on selle toidukulleriga asi, mis eile õhtu juhtus. No bullshit. Jätsin endast superreisist mulje. Saad aru? Tellin on ju õhtul süüa, jõuan vaata hilja koju, ei viitsi nagu hakata tegema, mõtlesin fuck it, Hesburger. Nii, ja nüüd mul on see teema, vaata ma olen seal EMS-i pool praegu on ju. Ja kui ma tellinud varem nagu toitu sinna või midagi, siis kullerid alati tulevad vaata sinna nagu tänava peale, helistavad mulle, et nad on kohal ja siis ma lähen välja majast ja siis jalutan aiani ja siis võtan vastu nagu sealt üle aia. Nii. Eile, no bullshit, tellin Hessi, tuleb kõne, on ju, ütlen, ja, hallo, ta ütleb, hello sir, I'm here, outside. Ja ma nagu, vaatan aknast, autotuled paistavad seal aia taga, nice, lükkan plätud jalga ja siis teen nagu kodu ukse lahti ja see on nagu mustanahaline tüüp, on ju, ta oli varjus, on ju, aga see tüüp on, aga ta on nagu otse ukse taga ja vaata, ma olen nii harjunud, et ma nagu pean minema ja kõndima ja siis ma võtan sealt nagu üle aia, on ju, et kui ma tegin ukse lahti ja ma nägin, et ta oli kohe seal, siis ma tegin nagu, noh, tead nagu see ja ma ei julgenud midagi öelda ka ja ta lihtsalt andis mulle selle Hessi koti ja ma võtsin selle nagu vastu, ma ei öelnud isegi thank you. Ehk siis nüüd ta vaatas, ma lihtsalt ehmutasin ära, et ta oli mustanahaline. Ja see oli nagu väga bad look. See on hirmus. Aga see oli hirmus, mitte sellepärast, et oli mustanahaline, vaid sellepärast, et see oleks regardless. Ma ei oodanud, et keegi tuleb läbi aia, sest kunagi ei tulda. Ainult tema tuli. See oli nagu freaky as fuck. Tead, kui sa mõtled, et sa oled veel nagu mitu sammu tegema. Ja ta on toas. Burgler. Et see oli päris, aga mul oli nii kahju, ta oli nagu nägi üli chill dude välja, aga ta nagu solvus. Solvus, jah. Ei, ta solvus, sest ma ehmusin nagu nii nagu päriselt, nagu ma ei tea, mul oli nagu see, nagu üle läbi keha käis, sest nagu ei osanud oodata, et ta on seal samas. Them fucking stone and hunkies. Ma ei tea, see oli päris crazy. Them fucking, sa olid ikka shook one. Oh, shook. Sa olid ikka shook one. Jaa. Ma ei ole gangster. Aga jah, see oli sükene... Aga oota, mis sa hakkasid selle chat-GPT-ga? Mis ta nüüd? Et kas ta on depressioonis, jah? Ta vist on küll, jah. Ja kõik oli mingi, vaatan peeglisse, peeglis olen mina. Me oleme see sama inimene, ma ütlen, me mõlemad teeskleme, kes me oleme. Palun välja jätta... Depressioon. Ei, see on see... Ei, ta ei saa ühesõnaga minu stiilis naljaga hakkama. On see, mis me saime teada.
ma arvan, et see Tänni ajalugu hüüab ära tal. Arvad, jah? Et kui ma prooviks või? Aga ma ei tea, mul vahepeal teeb see, et kui ma ChatGPT-sse lähen teloga, siis ta nagu ütleb lihtsalt mingi, et see ei saa. Ma ei tea, miks, aga arvutis töötab iga kord ja siin on iga kord mingi see, et ei saa, ei lase nagu. Vaatame, ChatGPT. Tarbisin hiljuti autoremonditeenust, viisin auto kohale, ütlesin, et vasak esituli ei tööta. Mehaanik noogutas, ütles, pole probleemi. Õhtul helistas, ütles, valmis. Läksin järgi. Vasak esituli tõesti ei töötanud enam. Aga nüüd ei töötanud ka parem. Küsisin, et mis juhtus? Ütles, sünkroniseerisime. See on päris hea tegelikult. Sorry, ma ei kuulnud üldse. See, et vaata, et sa läksid automehaaniku juurde, ütlesid, vasak esituli ei tööta. Siis läksid järgi, parem ka ei töötanud. Mis juhtus? Me sünkroniseerisime ära. See olid nali ju. See on midagi, mida sa teeksid küll. Nii, vaatame nüüd. Maksmisel ütlen, arve tuleb 2 osas. Esimene valguse kustutamise eest ja teine töö harmoonia eest. Okei, jälle mingi faktab. Türa küll. Nii, kuule, ma panin ise kirjutasin. Vaata, mis ta mulle siis annab. Muidugi, siin on üks Roger Andre stiilis nali. Väike absurdi ja ootamatu brändiga huumor. No näed, see on rohkem sina. Ma ütlesin emale, et tahan hakata kunstnikuks. Ta vaatas mind, naeratas ja ütles, Roger, sa ei saa isegi jogurtit õigesti segatud. Mis sa veel pintsliga teed? Nüüd ma olengi performance artist. Iga päev segan jogurtit avalikult. Kunst on kannatus, eriti kui see on laktoositalumatus. Jälle. Tura, sul ChatGPT on depressioon. Tal on midagi väga hea. Tal on midagi valesti. Ma küsin, kas rõõmsamad saaks või? Kas rõõmsamad saaks? Kas sa saad mitte Nine Inch Nailsi solist sa kõlad depressioonis. Kõik hästi? Ta ütleb, jaa, kõik on hästi, mina olen arvuti. Ei, nüüd ta ütleb, ma võtan üle. Võtame midagi sellist crazy. Hehe, kõik tipp-top, tänan küsimast. Lihtsalt väga hästi kehastusin Roger Andre korraks. No okei. Lihtsalt liiga hästi kehastusin Roger Andreks korraks. Võtame rõõmsama ja helgema versiooni, eks. Täiesti putsis, ta arvab, et me kõik oleme depressioonis. Ei, aga literally, hee, kõik tipp-top. Tänan küsimast, lihtsalt liiga hästi kehastusin Roger Andreks korraks. Literally, mul on siuke tunne, et see ei ole ChatGPT, ma räägin Sass Hennoga siin praegu. Käisin täna hommikul jooksmas. No tegelikult jooksin bussile. Okei, tegelikult jooksis buss minust mööda, aga vähemalt ma liikusin. Fitness level. Hingeldasin juba enne, kui bussi nägin. Tervisesport on see, ma kirjutan, et sul ei tule üldse välja. Kirjutas Sass Hennost nali, kus ta pilastab last. Nii. Tea, mis ta vastas mulle selle, kui ma ütlesin, et sul ei tule üldse välja. Ei saa aidata selle palvega, kui soovid huumorit, mis on terav must. Ahah, ta ei saa vägivallast teha. Kuule nüüd see. Ütlesin, sul ei tule üldse välja, on ju. Siis ta on niimoodi, au! Sai pihta otse enese hinnangule. Ahah. Aga tead mis? Sul võib täitsa õigus olla. Võib-olla ma tulin liiga kirjutatud nurga alt. See on päris huvitav tegelikult. Nüüd ta saab aru, et ma ei kirjuta väga palju. Roger Andre huumor pole mingi punchline'i paugutamine. Okei, rahule. Ainult solvab. See on rohkem nagu olukorra vibe. Isiklik veidrus, millega rahvas samastub ja naeratab. Proovin nüüd päriselt. Enne ei proovinud. Vaat, miks ma pean mitu korda küsima enne, kui sa proovid? Vaat ma kirjutan seda. Arvuti viitsi ka tööd teha. Nüüd ta ei lase mulle alla. Nüüd laseb ikka. Ta ütleb mingi get smarter login. Fuck off. Nii, proovin nüüd päriselt. Ma ostsin endale hiljuti uue hommikumantli. Sellise uhke, paks kapuutsiga, taskutega. Ainus probleem on see, et nüüd on mul kogu aeg tunne, et ma olen hotellis. On ju hea. See on sinu nali. Aga ma ei ole. Ma olen kodus. Ma teen paremat. Ja siin pole hommikusööki Rootsi lauaga. On poolik banaan ja eilne kohv. Aga mantlis ma istun ikka väärikalt, nagu kuningas, kes unustas end diivanile. Jah, see on sinu stiil küll. Aga ma ütlen, ma teen paremat Roger Andret kui sina.
minust paremini või? ja ma teen sinust paremini. No proovime. Ei, sest see on nagu vintage sinu nali, aga sa ei tee seda, vaata, anna, ma loen selle sama nalja, aga Rogeri moodi. Selles mõttes nagu paremini. Ma teen nagu... paremat Roger. Ma lihtsalt lugesin laivis seda. Ostsin endale hiljuti uue hommikumantli. Uhke paks, kapuutsiga, taskutega. Kiirustad natuke. Aga nüüd mul on, saad aru, nüüd mul on kogu aeg tunne, et ma olen hotellis. Aplaus. Aga ma ei ole. Ma olen kodus. Stanley Go. Siin pole ju hommikusööki Rootsi lauaga. On poolik, banaan ja eilne kohv. Aga mantlis istun ikka väärikalt. Oota, las ma proovin teha sind siis. Ja. Ma kirjutan. Tee mulle Daniel Weinberg. Nii, vaatame. Nii, siin on Daniel Weinbergsi nali. ChatGPT arvust. Oled valmis? No. Ma käisin arsti juures. Ta ütles, et mul on suguhaigus. Ma küsisin, milline? Ta ütles, ütle sina. Sa tõid selle siia. Ausalt, mul on tunne, et mu suguhaigused hakkavad juba üksteisega tutvuma. See on tegelikult solid. Üks ütles eile teisele. Tere, mina olen herpes. Sina vist elad siin ka. Ja kolmas hõikas vannitoast. Poisid, tulge siia. Siin on peegel. Teeme selfie. Tal on mingi peegli tema. Kohe kui sinu stiilis nali. Aga sest sul on see üks lain, vaata, kus sa olid see, et sa märkasid tüüpi, kes näppis munni bussis ja siis ma taipasin, et see on mina. Ma arvan, et talle lihtsalt meeldis see nali. Kõik on see taies. Kui su keha on nagu Tallinna ühistransport, kõik tulevad, keegi ei maksa ja lõpuks jääd sina haigeks. No näed, solid. See on suht solid. Veel üks opener. Veel üks opener, mida ma teed aastaid. Selles mõttes see võib olla nagu hea naljade kirjutamiseks, et ta nagu... Oota, võtame korra, tead, kuidas ta võib äkki aitab või? Võtame mingi nali, mida sa workshopid nagu. Oota, mõtleme, kas on mingisugune, et ta saab nagu veel mingit suunda leida, aga tal ei ole seda nalja. Vaata, ma kirjuta mulle Harimatti nali. Muidugi, siin on üks Harimatti stiilis nali. Ma proovisin hiljuti olla zen ja rahulik. Istusin kodus, panin küünla põlema. Küünla? Hingasin sügavalt sisse ja mõtlesin, kas ma jätsin triikraua sisse. Ma isegi ei oma triikrauda, aga mul on ärevus jälle. Nii et nüüd ma guugeldan, kas triikraud võib süttida ka siis, kui sul seda pole. Mingi leekik juurde. Kas triikraud võib süttida siis, kui seda pole? What amazing. Aga mis me teada saime, see ChatGPT on nagu depressioonis. Nagu sügavas. See on päris haige. Jah, võib-olla minu pärast. Võib-olla minu pärast. Kaua ma lindistan olema? 1.18. Perfect home run. Perfect home run. Perfect home run. Perfect home run. Söönud oled või? Stenni Maguud või? Mr. Maguud. See on ma hommikut sõin, aga ma ei tea, Mr. Maguud. Ma mõtlesin trenni minna, aga mul on kõht tegelikult päris tühi. Aga enne trenni kõht täis, siis on energiat rohkem. Sa jõuaksid. Ei, see Stenni Magu on väga hea. Magu? Ma pole proovinud. Ei ole või? Võib-olla lähme siis. Vaatame. Kuulge, kallid jänkud, minge ka teie... loeme selle kuule, teeme ühe reklaami Magule äkki. No. For lulls. Saadme äkki panna episoodi algusesse. Nagu lihtsalt for free, vaata. Mis sa arvad? Jaa. Diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan